Head külalised, kallid kolleegid, lugupeetud lektorid. Tervitan teid kõiki Narva Muuseumi nimel ja mul on üle hea meel, et suvel, millal kõik normaalsed inimesed tahavad puhata, meil on sellised entusiastid, kes suured avastajad ja Narva armastajad. Suured tänud teile, et te nagu ei karta võtta endale väljakutseid. No ma usun, et ka inspireerimist, et see Narva inspireerib. Barokiaegne Narva kutsub ja minu meelest see on super. Meie jaoks see on väga oluline töö ja ma loodan väga, et see, et me salvestame neid loengut, ma lihtsalt ütlen kõigile, et meil toimub hetkel video nagu eeter ka YouTube'is, et me avaldame seda infot. See on väga tähtis meie jaoks. See on väga oluline Narva pärandi säilitamiseks ja muidugi Narva muuseumile. Ma annan sõna siis lektorile ja ootame midagi huvitavat, uut ja väga olulist meie jaoks kõigile. Aitäh teile, et te tulite ja meid ootab 4 vahva päeva siin Narvas. Suured tänud teile. Mina seda ei vaja. Okei, jah. Siis ma annan kellele? Annele. Tere siis ka kõigile minu poolt. Tõepoolest, puhkuse ajal ei ole paremat võimalust, kui veeta üks päev Narvas. ja tõesti, see Narva barokk on niivõrd inspireeriv, et ma ju käisin talvel rääkimas siin Narva puitbarokki projekti raames ja mul ei olnud vaja 2 korda öelda, et ma tuleksin ka siia sel korral, kuna eelmine kord, kui ma lõpetasin selle ettekande, siis ma läksin Tartusse arhiivi ja mitte, et mul oleks olnud vaja Narvaga tegeleda, aga Narva ei lasknud mind kuidagi lahti ja siis teiste asjade kõrvalt ma tellisin nagu peaaegu et poolede nalja pärast ka hunnikutes Narva asju, et äkki õnnestub tuvastada, mis sai Kristjan Tuunist edasi, äkki õnnestub leida veel üht-teist huvitavat Issanda muutmise kiriku kohta. Seda ei õnnestunud, aga selle käigus minu laua peale sattus üks hoopis teist laadi allikas. Siin on ka pildi peal seda näha. Siin on siis nagu näha pealkirja järgi Kniga Rashodje sum na pastroiku i remontstani ja sellises toredas vanasse trükisesse köidetud paks ehitusarve, rohkem kui 240 lehekülge ja sisaldas siis ühe konkreetse maja ehitust. Selles arves ei ole kordagi nimetatud, kus see maja asus ega kes oli maja omanik, vaid maja omanik räägib endast kogu aeg kui mina, räägib mina tegin, mina tellisin, minu maja sai selline, minu maja oli selline ja siis loomulikult süvenes minus huvi, et kes see siis on ja mis maja see selline on ja see arve ise algab siis sissejuhatavalt selle kinnisvaralepingu sõlmimise kirjeldusega, et siin on mul siis nagu lühidalt see tõlgitud, et 13. oktoobril 1692 aastal Püha Kolmainsuse nimel ostsin mina Invangorodi vene kaupmehe Filipp Jeremejovi Kirjanovi leselt Maria Klementjevalt ja tema pärijatelt, kes samuti on Invangorodi kaupmehed, oma maja platsi koos vanade varemetega. Plats asub Rüütli tänaval, põhjas ja kirdes on sadul Sepp Hans Jakobi plats, teisel pool Rüütli tänavat on Johann Titmersi maja. Ida pool on Kroonimaad ja läänes on Kirjanovi enda maja. Siis on siin arve peal veel näha, et maja platsi eest maksis ta kokku 312 riigitaarit, mis oli ikka suhteliselt, nagu, ei olnud väga kallis, võiks öelda, et sai nagu hea hinnaga selle maja platsi kätte ja lisandunud, mis on veel nagu tore, on ka kohtukulud siis sekretärile, aktuaarile, mõlemale koos pitserimaksuga pärgamendi eest, helesinise paela eest köitmiseks, pitseri eest, pitseri kapsli eest, vapi eest. Et siis me võime ette kujutada, et oli selline kaunis barokne kinnisvaraleping pärgamendist sinise paelaga köidetud ja siis sellele sai siis selle arve kirjutaja nii-öelda selle maja endale.
kuna siin on nii palju infot juba siin sissejuhatavas osas selles lepingus, siis ei olnud vaja kuigi kaua otsida, et see on just nimelt see Hermann Porteni maja ja siis ma loomulikult sain ka kohe aru, et seda arvet on Carling väga põhjalikult käsitlenud ja hiljem on seda veel väga palju kajastatud, et see on kõigiti tuntud maja ja igati ka läbi võib-olla uuritud. Siiski mulle tundus, et siin ma joonistasin sellega peale, need majaomanikud seisuga aastat 1684, siis on siin, siit ei paista see, iir ei paista siit, no olgu, igal juhul ei olnud raske tuvastada, et see on Hermann Porteni maja, aga et miks seda siis ikkagi veel käsitleda? Lugesin kõik, nagu te olete tõenäoliselt kõik siinsed inimesed korduvalt vaadanud seda Carlingu Narva raamatut, mis on tõesti suurepärane ja siin on mis kõik võimalik, aga loomulikult sellele Hermann Porteni majale on siin ainult mõned leheküljed, et see on ju käsitleb kogu Narvat ja mitte ainult barokknarvat ja just tänapäeva kontekstis tasub ka ikkagi selliseid asju uuesti üle vaadata, kuna tänapäeval on meil nii palju fotosid kättesaadavad, meil on interneti abil võimalik nii palju nagu lähemale minna sellele materjalile, mis ka sellises ehitusarves siis kirjas on, et selle tõttu ma ikkagi ei jätnud seda arveraamatut kõrvale ja praeguse seisuga ma võin öelda, et tegelikult see vääris väga uurimist, aga vääriks ka oluliselt rohkem uurimist, et kui ma alguses mõtlesin, et see on suurepärane materjal pidada üks loeng, siis mõeldes juba ette kiviprojekti peale, siis tegelikult selle tänase loengu ettevalmistamise käigus ma tõdesin, et sellest võiks teha terve loengusarja ja praegusel hetkel käiks see minul kindlasti üle jõu, see vajaks ikka väga palju rohkem teadmisi, kui minul on, et siis tänast loengut kõik võite täiendada, kes teab midagi, mida mina ei tea või milles ma midagi eksin või siis, et seda peab vaatama nagu sissejuhatusena ja ma pisut lihtsalt tutvustan seda ehitusarvet, mis minu käes oli. Ja lisaks ma siis proovisin natuke seda maja visualiseerida ja neid esemeid, mis seal arves on nimetatud ja natukene siis keskendun ka nagu laiemalt nagu tollase maja ehitamisele, et kes olid need käsitöölised, kes olid kaasatud, milliseid töid oli vaja teha ja mida üks selline nagu majaprojekt ka ajalises mõttes tolle aja kontekstis, kui siis see barokkne Narva nagu üles ehitati, et mida see siis tähendas. Et kõigepealt siis põgusalt, kes oli Hermann Porten. Hermann Porten, siis sünniaastad on siin ekraanil näha, oli Narva raehärra, kaupmees, sool, lina, kõik väga üsna tavapärane kaubandus, puiduga tegeles, aga ta oli väga suurejooneline, tema ärid olid suurejoonelised ja tema isa oli tulnud Narva Tallinnast. Aga tema vanaisa oli siis sakslane, kes oli sündinud Kölni lähedal Neussi linnas, kaupmehe aadli suguvõsa on selle suguvõsa kohta öelnud, mõned arud olid aadlikud, mõned arud olid kaupmehed. Et näiteks Tallinna komandant 17. keskel Mattias von Porten siis oli meie Hermann Porteni onu. Aga siis jah, isa oli tulnud Narva ja abiellus Narvas. Ma ei tea, ma ei oska öelda, millal ta siia Narva tuli, see Kaspar Porten, abiellus 1653 Narva kirikus, see on kirikuraamatus on tema abielu märge selle kohta säilinud Narvalanna Dorotea Herbersiga. Dorotea isa ja vend olid raeliikmed ja bürgermeistrid ja nende maja, tegelikult Herbersite maja asus 1684 kohe selle Hermann Porteni maja taga, siis, vabandust. Nüüd mul läks seal, ma ei tea, kas te näete, et bürgermeister Herbersi maja on seal. Et kui Porteni maja asub siis siin, see oli 84 veel Wrangelite käes, et nii palju võin veel öelda, et seal on 84, see on 1684. aasta plaani järgi tehtud ja siis oli kuulus see kapten Johann von Wrangelile see plats, aga siis selle järgnevatel aastate jooksul siis müüs ta selle Vene kaupmehele Kirjanovile, kes siis ehitas osale platsile oma maja,
aga osa platsi müüs siis Hermann von Bortenile hiljem, et Wrangelile kuulus hästi suur ja et siis selle Hermann Borteni ema oli siis nagu siis selle perekonna tütar, kes siis elas seal kohe seal krundi kõrval. Ja, aga et päris täpselt ma ei oska paraku öelda hetkel, võib-olla keegi teab siin või võib-olla keegi pärast saadab mulle meili või keegi vaatab, võib-olla Enn Künk teab, et kus elas Hermann Borten varem, aga tema abikaasa Hedvig Feldhausen elas Rüütli tänava lõpus, jõe ääres aadressiga Rüütli 8, see on siis nagu, siin praegu pole mingit plaani, no mööda seda Rüütli tänavat edasi, nii-öelda Raekoda jääb selja taha ja kuni sinna tänava lõpuni välja ja see oli seal makett, ma käisin täna maketti vaatamas, see oli niisugune roheline triibuline maja, see oli küll triibuline, aga kas ta oli nii roheline, selle kohta ma ei oska, keegi ei oska arvatavasti öelda. Ma ei kujuta ette, kui täpsed need värvid, et kas keegi on allikate pealt proovinud aru saada, mis värvi need majad olid, mõned majad on seal maketi peal väga tumeda värvilised, et kas see oli tollel ajal nii, kas keegi teab seda täpselt, igal juhul see on väga ilus maja, see on üks tumerohelisega tehtud, hästi liigendatud tornikestega kaunis maja, kust siis oli pärit see Hermann Borteni naine. Nad abiellusid 28. augustil 1688, tema siis Hermann Borten oli juba täis elujõus kaupmees ja tema naine oli ainult 16-aastane. Ega tollal ei olnud ka nii väga sage, et nii suure vanusevahega inimesed abiellusid ja miks Hermann Borten varem ei abiellunud, et kas ta ei leidnud, et ta on piisavalt jõukas või mis põhjus seal oli, seda mina ka hetkel praegu ei oska öelda, aga igal juhul on kirikuraamatus kirjas, et igal järgneval aastal sündis järjekordne laps perre, siis see 16-aastase naine sünnitas siis 89. aastal Otto, 90. aastal Kaspari ja 91. aastal Hermanni. Ja Kaspar ilmselt suri väga varakult, sest seal tema kohta on pikk jutt kirikuraamatus, et ta on väga nõrk ja hädaristimine. Otto kohta ei ole midagi teada, aga Kaspari kohta on tema surmateade on 1709, ehk siis tema jäi kenasti ellu ja kasvas peaaegu siis täisealiseks, aga sellel hetkel siis, kui Hermann Borten otsustas maja ehitada, oli siis tal vähemalt üks laps, noor naine, äsja abiellunud ja kuna ta oli tõesti suur kaupmees, siis ilmselge, et ta pidi endale korraliku maja ehitama. Ja nii see maja ost siis aset leidis oktoobrikuus 1692. Ja kohe võib öelda, et suhteliselt kohe algas tal ka see maja ehitustegevus. Et siin arvest on siis näha kohe, sealt algusest peale hakkab 28. oktoober, juba on kirjas, et Joala talupojad burggrafi veskist on appi võetud ja esimene töö, mida tegema hakati, oli kive raiuma ja kive kokku tassima kõikvõimalikest kohtadest. Seal hiljem on nagu nimetatud ka, et Joala mõisast, Joala mõis on siin samas Narva, no nüüd ta on juba linna territooriumil, aga seal oli kirjas nagu ka, et kivimurd oli Sahari külas. Ma ei tea, kas keegi teab, kus see on, ma vaatasin, et üks mingi Narva aadress oli Vest-Sahar. Et võib-olla on mingi tänavajupp kusagil või midagi, mis siis on võib-olla seal umbes, kus see kivimurd oli, aga nagu ma siin aru sain, et kivimurde siin Narva ümbruses oli mitmel pool ja ilmselt see Hermann Borten tõi ka neid kive igalt poolt kokku ja ei piirdunud ainult selle ühe kohaga. Aga siis on veel toredasti öeldud siin, et kõigile neile talupoegadele, kes siis sealt mõisaveskist värvati, osteti nahkkindad. Ja siin on kõik arves on hinnad öeldud ja siis hakkas kuluma ja kui reeglipäraselt nende peale pidevalt õlut ja viina ja tubakat. Et see oli ka nagu tollel ajal nagu tavaline, et nagu seesama sõna, see jootraha, mis eesti keeles on otseselt tolle aja tekstides tõlge, trinkeld, et see tööliste töötasu juurde käis alati õlu ja viin.
kellel kuidas siis. Aga kusjuures selle arve puhul torkas huvitavalt just silma, et see puudutab põhiliselt lihttöölisi ja kõige nagu lihtsamat seltskonda, et peenetele käsitöömeistritele keegi mingit viina või õlu ei andnud, vahel anti inglise tubakat, aga pigem tuli seda harva ette. Et siin on jah, siis see arve algus näha ja see, ma panin selle sellepärast, et on kohe see 28. oktoober seal üleval nurgas näha, et tõesti hakkasid tööd maja kallal kohe ka peale. Ja siis siin on teine arve täpselt samamoodi. Ühesõnaga, minule tundus see kõik võrratult huvitav, aga ma saan aru, et teie jaoks te ei saa siit praegust välja lugeda, aga ühesõnaga see samamoodi need Joala talupojad on tööle võetud ja mis neile kõik on antud ja et nad hakkavad. Ja siin konkreetselt selle arve peal on siis kirjas, see on november, 4. november, et hakatakse lammutama neid varemeid, mis oli, et nagu seal lepingus oli, et vanade varemetega plats, need varemed olid veel selles kapten Johann von Frangeli ajas, tema ehitas oma maja 1640-ndatel, aga see maja hävines tulekahjus täiesti 1659 ja pärast ta sinna midagi asemele ei ehitanud, mis iganes põhjusel, võib-olla ta oli läinud, võib-olla ta oli surnud, ma ei ole teda konkreetselt järgi kontrollinud, aga igal juhul siis tema inimesed, järeltulijad või keegi müüs siis sellele Vene kaupmehele maja ja siis sealt kaudu sai. Et kaks pakilist tööd oli siis jah, et see vana plats nagu puhtaks teha ja siis kive hakata kokku kandma. Niimoodi, vaatame siis natuke lähemalt, millal ja kuidas seda maja üldse ehitati. Et tavapäraselt on meil justkui, oleme kindlad, et see maja sai valmis 1695, sellepärast, et seal portaalil oli kirjas 1695, aga reaalses elus või vähemalt selle arve järgi ei saanud maja valmis 1695, vaid sisetööd algasid 1695 ja väliskarp sai umbes sellel ajal valmis. Et nagu siis näha, tööd algasid 1692, otseselt ehitama hakati kevadel ja sügiseks oli esimene korrus lagedani valmis, et see oli tolle aja ehitusstandardiks väga tavaline, et üks korrus, üks aasta, et sellest on Hannes Vinnal ka rääkinud. Järgmine aasta siis järgmine korrus, et seal tuleb juba see igasuguste mörtide kuivamine ja korruste vajumine ja see kõik on nagu sinna sisse arvestatud. Ja katuse alla siis sai maja 1694, katuse kivid jõudsid Lübeckist kohale maikuus. Et siis millegipärast toodi ka katusekivid, võib-olla see oli ka tavaks, et toodigi Lübeckist, aga igal juhul neid katuse naelu ja neid lisadetaile on toodud ka Amsterdamist ja on toodud nagu mitmelt poolt, et konkreetselt kivid ainult tulid Lübeckist, et see ei tulnud siis nagu komplektina. Ja ehitustööd algasid või sisetööd algasid 95. aasta kevadel, siis samal ajal kui veel väljast ju lihviti ja viimistleti, aga 1697 tööd peatusid, aga siis oli maja umbes sellises seisus, et alumine korrus oli enam-vähem täitsa valmis, keldrid olid valmis, suur osa ahje oli või osad ahjud olid ehitatud ja ülemisel korrusel oli umbes pool ülemisest korrusest ei olnud veel kasutusel, ei saanud võtta ja seal oli viimistlustööd tegemata. Ja no ilmselt on siin tegumis sellega, et näljaaeg oli meil Eestis ju igal pool ja üldse siinkandi piirkonnas ka lähikonnas igal pool 95 kuni 97 ja võib-olla see mõjutas siis ka Hermann Porteni sissetulekuid ja ta ei saanud seda majaehitust jätkata. Ta pani selle pausi peale, tõenäoliselt tema oma perekonna jaoks piisas esialgu olemasolevatest ruumidest ja huvitav on see, et ta jätkas selle maja ehitamisega 1701. Et nagu me kõik teame, on ju, et 1700 novembris oli see suur lahing, Narva piiramine, aga Narva siselinn eriti ei kannatanud selle tõttu, sest see kõik lõppes ennem, kui suureks sõjaks sai minna ja ilmselt see siis ikkagi andis kohalikele elanikele piisavalt sellist optimismi ja entusiasmi, et kõik see meie hea vana elu läheb edasi ja igal juhul kevadel juba otsustas Hermann Portet, et ta teeb oma maja lõpuni ja siis ongi jällegi seal arves jätkub, on võetud uusi töötajaid ja see kõike seda jätkatud ja siis suhteliselt tõmbab ta nagu, no seal on näha, et teeme veel ülemise korruse laed siit ja sealt ja teeme seda ja seda, et ilmselt nad ikkagi jõudsid enam-vähem lõpuni, kuigi mõned on ka avaldanud arvamust, et oma tõelise hiilguse see maja saavutas alles järgnevate omanike käes. Aga selle arve järgi tundub, et ikkagi maja sai suhteliselt valmis.
Nii, et mis materjalid siis on olnud käes, siis kive, kõige liigilisi, et kõigepealt siis kive toodi kõik kohalikest kivimurdudest igalt poolt, aga siis ta ostis ka teiste kaupmeeste käest suurel hulgal kive. Puit, palgid, saelauad, raiutud lauad, lengid, talad, nikerduspuit, siis ta mitmel pool öelnud, see on minu oma tammeplank, millest nüüd hakatakse nikerdama, et ta oli ise nagu väga kaasatud, et kõigi selle tema sõnastuse järgi ja ta oli ise väga lõi kaasa igatepidi. Siis savi kulus päris lõputult, siis lubi, lubiaga on selline huvitav asi, et see oli riigi toetus siis sellele barokk Narva ülesehitamisele, et kõik, kes sellel perioodil peale tulekahjut hakkasid oma majasid üles ehitama, said lubja riigi käest. Ja selles arves tuleb see ka ilusti välja, et lubja eest ei maksta, vaid lubja tuleb riigilt, lubi tuleb riigilt, et see oli siis nagu riigi panus, et see linn uuesti üles ehitataks. Telliseid läks samuti vaja päris suures koguses ja kusjuures väga paljud tellised ta ostis just nimelt hetke bürgermeister Christopher Schwarzi käest, Schwarz, et muidu on öeldud, et tema oli õpetlane Schwarz, et ta isegi ei tahtnud oma maja ehitada Rüütli tänavale, vaid ehitas Koidu tänavale, et ta Rüütli tänav oli niisugune puhtalt nagu kaubanduslik tänavaga, aga Schwarzi maja, kõik teavad, see kaunist nurgatornikestega maja, et ta ehitas natuke aega enne Bortenit, aga igal juhul tal oli päris võimas see tellistööstus seal ja et midagi ta ikkagi ka kauples, et päris sellest oma muudest tegevustest ta ära ei elanud. Ja nagu siis ennem juba ütlesin, katusematerjal tuli välismaalt. Panin siia kirja ka meistrid, ma ei hakka neid nimepidi ette lugema, osad meistrid tulevad hiljem veel jutuks, lihtsalt vaata, et siin on nüüd kirjas kõik meistrid, kes siis maja ehitusse siis tollel ajal nagu kaasatud olid. Ehitusmeister, müürsepp, sepp, tisler, tislerisellid, puussepad, plekksepp, et kõik võimalikke töid, mida seal teha, siis oli vaja, vasksepp, peensepad, pottsepad ahjude jaoks, klaasi ja maalijad, kujurid, ka Konterfeier, nagu siin on kirjas, tema oli siis, kes tegi peenemad joonistused, nagu figuraalsed pildid, et tegelikult on see päris suur seltskond, eks ole, aga eks näiteks ehitusmeister Hans Kindler, kes on ju tuntud, et tema tõenäoliselt tegi ka mitte ainult ei loonud projekti ja ei tegelenud siis nagu juhendamisega, vaid ta oli ise puutöömeister ja ta tegi ka nagu muid töid, et kes kõik tööd siin ikkagi ju ka kaetud ei ole, kui täpsemalt neid meistreid vaadata, et neil ampluaa oli paljudel nagu oluliselt laiem. Võib-olla veel pisut selle Narva käsitööliste kohta, et Narva käsitöölised olid nagu Tallinnaga päris tihedalt seotud, et paljud meistrid tulid Tallinnast ja läksid tagasi Tallinnasse ja neil ei olnud siin kohapeal Narvas kohustust kuidagi ümber nagu ennast uuesti kirja anda või Tallinnas oli kõik hästi range, keegi, kes ei olnud Kalutikilli nimekirjas, ei tohtinud ühtegi tööd teha ja aga Narvas siin selliseid piiranguid ei olnud, et ta oli mingis mõttes niisugune nagu Tallinna nagu satelliitlinn, aga see on tegelikult teine teema, ma ei hakka seda praegu tooma. Ja siis oli väga suurel hulgal igasuguseid abitöölisi, kiviraidurid, voorimehed, sest kõik need kivid, savid, liivad, kõik tuli ühest kohast teise tassida ja kõike kuhjati siis väga suure entusiasmiga siis sinna tema maja platsi peale ja seda ta kirjutab kogu aeg, et see hunnik siia, see hunnik sinna, kruusa toodi tohutul hulgal ja sest eks nad samamoodi pidid augu kaevama ja täitma, sest majal olid ju ka väga ulatuslikud keldrid. Siis on tööle võetud Kubjas Kord Vinter, kes samas üsna ruttu lahti truudusetuse tõttu, see on siis ka seal arves kirjas. Ja võeti uus Kubjas, kes siis pidas kauem vastu, kuigi arves on tema tööperioodiks märgitud lühike aeg, aga ta on veel nagu erinevatel aegadel tasu saanud ja saanud ka riideid. Ja veel 1700 on talle makstud mingit raha. Siis töölised said pidevalt nagu päeva või nädala raha, oleneb siis töölisest ja neid oli tõesti väga palju, neid olid igal pool, nad lammutasid, nad tassisid asju, nad olid abis käsitöölistel ja et see oli nende tunnitasu või päevatasu või nädalatasu, see ka kõigub suuresti, aga see on ikka võrreldes meistrite tasudega väga palju väiksem.
nii, et nüüd siis see ehitusmeister Hans Kindler, et tema oli siis Narva ehitus- ja puutöömeister, samamoodi sündinud Saksamaal, tulnud Narva Nüüenist, hiljemalt 1687. Jällegi, no päris täpseid andmeid tema kohta ei ole, aga sellisel hetkel on teda siin esimest korda kohatud ja suri siis enne 1726. aastat. Abiellus 1706, ehk siis tema kuulus nende narvalaste hulka, keda ei küüditatud 1704 ja hiljem ta asus tööle Peterburis. Põhjus võib olla mida iganes. See ei ole ka, mina ei ole seda isiklikult uurinud, võib-olla siin järgnevate loengute käigus selgub, kes ja kuidas ja miks, aga tema jah, igal juhul jäi siia Narva. Ja tema on päris palju siin Narvas ehitanud ja just sellises nagu Hollandi varaklassitsistlikus stiilis. Nagu siis öeldud, et tema oli siis Hermann Porteri elamu arhitekt ja ehitusmeister, siis samuti Christopher von Kocheni elamu Suur tänav 1. See on ka väga ilusti seal selle maketi peal näha. Kõik, kes maketi tunnevad, teavad. Et selle kohta siis öeldakse, et see on nüüd nagu täiesti nagu klassikaliselt kaunis see barokk ehitised, palju asju, mis Porteni elamul ei ole, on sellel majal olemas, näiteks see alumine nagu kõrge sokkel, et see Porteni maja läheb nagu peaaegu maani välja ja üldse ka proportsioonid on oluliselt teistsugused, et see Porteni maja tegelikult on nagu tema esifassaad on küll justkui täpselt sama stiilis, aga kõik muu on natukene nihkes, aga sellest siis juba natuke hiljem. Ja samuti on Hans Kindleri ehitatud siis William Ketwelli elamu Viru tänav 6. Siin on ka tema kaunis portaal näha. See on üks neist 2 portaalist, mis te täna seal vaatasite, need nagu te teokarbi kujulised, et kaks Narva suurt portaali on niimoodi tehtud ja need on samamoodi selle von Kapelleni tehtud, et kas nüüd need teie kivid olid siis selle maja küljest või ühe teise maja küljest, tasub otsida, ma arvan, et selle kohta leiab natuke selgema pildi ka või kui oma arvutist vaatate, mina näen siin päris selgelt, aga siia suure seina peale tuleb väga uduselt. Aga mitte ainult maju ta ei ehitanud, vaid ta näiteks Narva vana sild. Et see on üks silmapaistev tehnorajatis Narva jõe puitsild, mis valmistud 1698. Et see on nüüd Engelbrecht Kempferi reisikirjast ja ta reisis umbes sellel ajal, et siin peab see uus sild juba peal olema. Vana sild on Oleariuse piltide peal, mis on ilmunud veel 1696, aga tegelikult see inimene, kes need joonistas selle Oleariuse pildi, suri juba 1659, nii et see ei saa olla see pilt, see sild, mis vahel on pandud nagu samastatud seda Kindleri sillaga, aga ta oli täitsa teist tüüpi, et see sild vastab nüüd kenasti tegelikult sellele Hans Kindleri sillale. Aga tal oli Purtses töökoda, kus ta tegi Porteni maja interjööri puitosi samamoodi, et ta oli tegelikult väga kõva meister ja igasuguseid veskeid ja kogu see vee teema oli tema teema, et ta väga palju sellega tegeles ja siis siin ka see sild. Aga siis lisaks ta tegi selliseid suuri eramuid või suuri ehitusprojekte võttis ette. Ja siis siin põgusalt ka Müürsepast, Jürgen Hechtist, kes siis tuli tõenäoliselt Tallinnast seda tegema ja temaga tehti kohe leping, et ta teeb kogu maja kuni alates vundamendist, keldrite, võlvide, korstende, treppide ja katusteni, sealhulgas vahemüürid. Lepingus on kirjas, et ta tuleb ja teeb seda Hans Kindleri joonistuste järgi ja nagu näha, ta saab päris korraliku raha selle eest ja sai välja makstud ka. Nagu ei hakka siin kõike praegust nüüd ette lugema, mis siin kirjaski juba on. Ta suri 1696 ja edasi siis tegi tema abiline, viimased väljamaksed 1697 ja veel mõned päevad siis selle viimase ehitusperioodi ajal, aga tema tegevuse kohta on tegelikult nagu öeldud, et tema tegi seda Porteni maja sisemust, et seal on 2 suurt mantelkorstent keset maja, et see on selline vana keskaegne stiil või vana selline 17. sajandi keskpaiga stiil, et ta ei tulnud kaasa selle uue nagu baroki ehitusega, et tegelikult et see Porteni maja seest
justkui ei käinud selle baroki ehitusega kaasas, seal olid tohutud suured keldrid, seal oli 2 korrust ladusid pööningul ja just see ruumide paigutus ei olnud selline klassikaline, mul pärast on see siseruumide plaan ka, vaid oli just selline nagu mantelkorstende ümber, et kõik ahjud, mis kusagile tubade nurkadesse tehti, suubusid siis sinna mantelkorstnatesse ja 2 suurt korstent on seal. Ja siis pisut siis peatun ka siin selle portaali juures, et selle kohta siis on praktiliselt kohe 1693 kirjas, et telliti Tallinnast meister Johann Gustav Stockenbergi käest. See Stockenberg oli väga kõva meister ka Tallinnas, et tema oli näiteks üks neist, kes ei tahtnud Sunfti astuda, sest pidas ennast paremaks meistriks. Ta on Maardu mõisa teinud ja Tallinna seal Rüütelkonna, mitte Rüütelkonna hoones, aga see kindralkuberneri hoones on ta teinud palju igasuguseid töid ja just sellist nagu peenemat tööd, väga hästi makstud meister, aga Tallinnas ta elas kuskil Tõnismäel, sest samamoodi tal ikkagi see kohalik kivimeistrite Sunft ei tahtnud lubada, et ta elab seal lihtsalt keset Tallinna linna ja Sunft ei kuulu ja teeb igasuguseid peeni tellimusi, aga ta ei teinud töid, mis ta lubas valmis. Vaid jättis oma tellimuse täitmata ja alguses on kirjas, et temal telliti 4 sammast, aga üsna ruttu, kusjuures tema tegevust vahendas siis Hermann Portenine, just siis tema onuse Mattias von Porten, kes siis Tallinnas tundis teda, oli koostööd teinud ja lubas teha 4 Korintuse sammast Märjamaa kivist, just nagu juttu oli, siis need samba otsad, mida me seal nägime, on samamoodi tehtud Märjamaa kivist. Ja üks sammas siis 24 riigitaalrit ja ta oli juba mingi raha kätte saanud ja kivid oli ta ka saanud tegelikult Hermann Porteni kaudu, et need olid Hermann Porten ise hankinud ja need kivid oli tema juurde viidud. Aga siis mõne aja pärast tuleb sinna teade arvesse, et see Stockenberg on üks liiderlik ja laisk mees ja tema ei ole minule sambaid ära teinud, et ta ei ole hakkama saanud ja siis tsiteerin seda arvet, pean vajalikuks teda Marstalli istuma panna lasta. See Marstall oli siis Tallinnas niisugune tööhoov, kus hoiti inimesi vangis lühikest aega, et ta oma töö valmis tehtud saaks. Kuna see aga juhtuda ei saa, siis peab ta raha tagasi maksma ja need kivid, nagu nad on, need sambad tuleb tuua siia, Narva. Ja siis juba 27. juunil 1695 ongi need kivid laevaga Tallinnast siia toodud. Ja neid sambaid ei tule nüüd nii mõista, et need olid ühes tükis, et tegelikult see on ka üks selle maja eripära, et need sambad, mis siin portaali peal keskel nagu näha, need 4 sammast, eks ole, need kaunistustega osad on seal üleval, need olid ikkagi nagu kividest laotud, et nad ei olnud eraldunud müürist, vaid nad olid nagu müürireljeefid. Ja tõenäoliselt siis see jutt, mida telliti, käis siis nende just kaunistatud osade kohta, see, mida me seal muuseumis ennem nägime, just neist osadest. Ja igal juhul siis antakse see töö edasi Jakob Leu kätte, kes oli pärit Riiast, kes töötas 1688 Zürichis, seal oli välja õppinud ja hiljemalt 1694 tuli ta Narva ja siis ta on palju teinud ka issanda muutmise kirikus ja ta on palju siin Narvas teinud, ta on tegelikult Narvas tuntud meister. Ja ta saab siis selle töö endale, teeb need sambad lõpuni, aga saab veel ka sisetöid väga suures ulatuses, et tõenäoliselt siis nendega see töö sujus oluliselt paremini. Teeb ka näiteks rinnakuju kaminale, väiksesse tuppa veel mitmeid selliseid rinnakujusid küll puust, aga ka kivist, et ta tõesti tundub, et on mitmekesine inimene või meister. Nii, ja siis nüüd põgusalt ka sellest portaalist, mida me saime oma käega katsuda, eks ole, ma ühe peepsu panin siin natuke suuremalt, teised on siis nagu nad seal olid. Et nüüd me jõuame siis selle Jakob van der Kapelleni juurde, et tema on siis Heerolti, siin oli, mul see Heerolt ei ole üldse sisse tulnud, et ta oli nagu ühe tuntud, teie kõik kindlasti võib-olla teate, tema kaastööline meister, aga see
ta oli Narvas siis 1694, on temaga leping sõlmitud, aga ta on Narvast lahkunud 1697. Et mis tast edasi sai, seda ei oska öelda, et ta tegelikult on küll üks isik, keda tasub edasi uurida, ta on kahtlemata väga, väga põnev kuju. Jah. Ma vaatan neid pilte, kas tohib kohe küsida, kes on need kujud, kes on siin kujutatud? No need külgede peal on lihtsalt putod, mida hästi palju kasutati, igal pool tehti, aga kes on see naine keskel, seda ma kahjuks ei oska öelda. Seal, võib-olla sa oskad tähendada? Ja meil olid ka arutelusid ja diskussioonid ja millegipärast me otsustasime, no mitte millegipärast, nagu ikonograafia räägib meile sellest, et võib-olla see on Caritas, kuna tema dekoltee ja rind ikkagi annab niimoodi, kuidas öelda, arvata. Aga meie jaoks see on ka pigem küsimärk. Muidu see kuju intrigeerib. Ja ma tuletan meelde kõigile, kes siin istub ja kes kuulab meid, et need figuurid, skulptuurid on hetkel Narva linnuses. Et neid saab vaadata, see on tõesti tore. Et ja seal arves ka ei ole tegelikult midagi muud kirjas, seal on kirjutatud, et tal on, et tellin Jakob van der Kapelleni käes 3-5 kuju. No vot, et nüüd on jälle siis küsimus, et kas ta sai need 3 ainult või sai ta ikkagi 5, sest tegelikult on katusel olnud veel 2 kuju, mis on väga varakult juba kaotsi läinud, et kas need olid siis ka von der Kapelleni tehtud, selle kohta midagi teada ei ole, sest hiljem ta enam seda seal arves ei käsitle, lihtsalt ongi, et tellin 3-5 kuju. Aga põgusalt siis on mul pandud siia veel 2 pilti, veel üks portaal ja siis siin on see issanda muutmise kiriku, see surma või patukahetsejate värava. Jah, mul on siin arvutus oluliselt täpsem, aga paratamatult ta siin läheb natuke uduseks, aga põhimõtteliselt. Ja veel ühe kodaniku elamu portaal, mis on samamoodi, näete, nüüd on siin need teised, see on nüüd teine portaal. Ma praegu ei mäleta, mis aadressil see konkreetne on. Võib-olla tuleb kellegi tuttav ette. Ma tegin ühe kataloogi, kus ma panin kõik need pildid aadressite kaupa. Ma ei tea, kas Hannes jagas seda sinuga? Ja. Et see üritasin kõik aru saada, et kes mis ja kuidas. Aga jah, et tegelikult ta oli päris nagu peenmeister ja päris rikkalikke asju ja kaunistusi siin Narvas tegi ja need asjad on kõik mingis mõttes sarnased. Et kui natukene võib-olla neid pilte rohkem vaatate, neid kive pärast uurides, siis võib-olla annab ka üht-teist nagu kokku viia või tuvastada, et see on... Meil oli ka selline versioon, et äkki nende abikaasad olid need... Need uhked kujud? Ja. Wow. No see oli intriig ja meie fantaasia. Et siis on, kes teab, see teab, et avalikult seda võib-olla ja ei tea. Et selle, ja kui te olete seda ka juba uurinud, siis mis parata siis, ma mõtlen, et arve pealt igal juhul selle kohta midagi teada ei saanud. Nii, ja siis põgusalt ka puidutöödest, et puidutöid võeti 1694. aastal juhtima linna ehitusmeister Wolfgang Teufel, kes oli siis tema isa Georg Teufel, oli Narva ehitusmeister juba olnud varem, jäi Narva lühikeseks ajaks, läks ära, aga tegelikult kujunes siin Narvas nagu mõned sellised perekonnad välja, et ühed olid need Teufelid, et kes siis väga palju asju tollel ajal tegid, et kindlasti ei saa neist mööda vaadata, kui Narva, seda barokknarvat üldsegi vaadata ja et siis nagu tore näha, mul on siin kirjaviga, et ka see Wolfgang Teufel oli ka selles uhkes Porteli majas siis nagu tegev, et tema juhatas siis kõiki neid puutöid ja siis puutöödes siis osalesid nii puussepad kui tislerid, oli selline ütlemine või selline tava, et naeltega puutööd tegid puussepad ja kõik muu oli tislerite töö ja kõik jälgisid hoolega, et teise tööd ei teeks.
et siis siin on näha jah, igasugused ja samamoodi on neile antud nahkkindad, palgale lisaks õlut ja viina, Hispaania soola, Inglise tubakat, Prantsuse soola, räimi, et mida kõike on näinud ja kõikide kohta on kirjutatud, et nad peavad järgima Hans Kindleri joonistusi ja siis nagu näha, Tislerid tegid siis uksed, ukselengid, aknalengid, kõik, mis on tapitud, kõik, mis on peenem töö, trepi, käsipood, toa uksed, kapid, muu kõik mööbel, mida siis ei tellitud nikerdajate käest, et siis ja need tehti kõik Hermann Porteni enda puidust. Et see on ka, ta leiab mitmel pool rõhutamist, et mis tema enda vahendites tehakse, on alati esile toodud, minu oma hobustega toodi liiva näiteks on ta kirjutanud, et kõik väga niisugune läbimõeldud ja põhjalik ja siin siis nagu põgus ülevaadega neist puidutöödest, et tekiks mingi visioon, et mida nad siis tegid. Need on Karlingi raamatust, need 2 joonistust ja need 3. asi on Aleksander Normaki pliiatsi joonistused Vanast Narvast, mis on äärmiselt võrratu, mis on seal ka muuseumis suurepäraselt Linnuse alumisel korrusel välja pandud, et siis on nagu näha igasugused puukse, tahvlid, paneelid, trepi käsikood, postid, postamendid, et päris lõputu oli see puidutööde tegemine ja seda on neist arvetest ka näha, et seda puitu toodi pidevalt, tassiti juurde ja seda kulus lõputult ja puusseppade ja tislerite töö kestis ka üpris lõputult nii. Siin on siis, et meie sisetööd algasid 1695 ja siis sisetööde hulka kuulusid siis aknad, uksed, ahjudest ma räägin pärast natuke lähemalt, kommunikatsioonid, et mis siis olid kommunikatsioonid, neil ju ei olnud elektrit, neil ei olnud, mis neil ikkagi olla sai, eks ole. Aga no üks asi on muidugi ahjud, eks ole, küttesüsteem, aga ka oli kõiksuguseid torusid, mis sinna majja veeti ja päris suures koguses kohati ja siis oli ka olemas mingisugused nagu äravoolud, 3 äravoolu seal köögis, et millised need olid, et mul jäi nagu sellest kirjeldusest ja sellest suurest guugeldamisest selline mulje, et oli pooleldi nagu impkaevulaadsed, et torud olid veetud siis maja alla mööda pikka tänavat kuni Vallikraavini, aga kui see köögist äravool oli siis nagu impkaevude kaudu või mingi liiva, ühesõnaga niisugune segane kirjeldus oli, võib-olla keegi teab, tunneb seda kommunikatsioonide või kanalisatsiooni ajalugu, mina isiklikult ei tunne, jäi aega väheks, et see kuidagi nagu selgeks teha, aga igal juhul see oli põnev ja seda on põnev ka tõenäoliselt edasi uurida kellelgi, kes asja tunneb. Siis tualetid olid samuti, üks oli kindlasti õue peal ja üks tualett on siia, tegelikult märkisin sinna peale ka, sinna üles, eks ole, on näha ja tegelikult võib selles ka näha ju tualetti, et kas see on nüüd see, mis on kirjeldatud nagu õues ja see on, et see tubade jaotus on mul praegu pandud siia nii nagu Karlingil ta nimetatud oli, aga see ei ole vist päris täpne, see tuleks uuesti üle kontrollida, see tuleks rohkem näpuga järge ajada ja noh, ma ütlen, Karlingil oli see 1/10 objektidest, mida ta kajastas. Aga et näiteks minu arust on seal arves kirjas, et see tualett on lastetoa juures. Aga Karlingil oli siis, et seal taga on köök ja köögi kõrval on magamistuba ja lastetuba on siin eespool. Noh, ma ei oska selle kohta ka hetkel nagu midagi öelda. Kui ma kunagi jõuan nii kaugele, et ma kirjutan sellest artikli, siis ma proovin aru saada. Aga ma ei ole kindel, kas see lõpuni õnnestub, sest ta on tõesti suhteliselt keeruliselt öelnud. Aga selle kohta on siis nagu öeldud, et tal tegelikult selle pere jaoks, no siin on siis näha, üks mantelkorsten on seal ja teine on siinpool ja kõik need toad on nagu siis mantelkorstende ümber ja need tubades olevad ahjud siis lähevad otse sinna mantelkorstnatesse, aga et tema oma töötuba on siin, eks ole, minu tuba on selle kohta kirjutatud igal pool, minu tuba selline, minu tuba teistsugune ja seal taga on siis see packhouse või see on nagu kaupmehe ladu pea nagu seda tüüpi asi, et siis tegelikult seda eluruumi, kui vaadata, on tõesti väga vähe ja kui mõelda, et esialgu ta seda ülemisi korruseid üldse välja ei ehitanud, siis tal oli küll tohutu suur maja ja need ruumid olid ju suured, kui maja pikkus oli 35 meetrit. Et ja noh, siis see pool sellest on siis vastavalt pool, eks ole, rohkem kui 15 meetrit, aga et ega elu jaoks siin seda ruumi nagu nii väga palju isegi nagu ei ole. Vaata, mis mul siin sisetöödes veel olid. Aha, no põrandad ja laed olid puidust, esikus ja köögis olid kivipõrandad.
ja siis mööbel kuulub ka sisetööde hulka, see on reeglina ka tislerite ja nikerdajate käest tellitud nagu nende ehitusarvetega koos, et meil tänapäeval on kombeks mööbel sisse osta hiljem, kui maja on juba valmis, aga siis tegelikult tehti selle ehituskäigus kõik need kapid nikerdustega, piltidega, kõik nagu tehti järjest ja siin on seda teist korrust siis ka näha, ehk see tagumine saal, mis seal on, et see on kindlasti see ala, mis ehitati välja alles 1701, et selle kohta on seal põhjalikumad kirjeldused, seal tehti talalaed ja ornamentidega maalitud, kui seal alumisel korrusel pigem tehti nagu pildid, maaliti lakke ja lõuendile, et aga sellest ka põgusalt ma edaspidi räägin. Aga nüüd ahjude juurde. Ahjumeistreid oli tal tööl 2, kõigepealt oli Valentin Pinboitel, siis läks hulk aega mööda ja siis ta palkas Samuel Schultzi ja osa ahje on ostetud siis märkusega, kuna siinne Pottsepp ei suutnud valgeid looduspiltidega ahje teha. Ja üks väga tähelepanu lause pärineb veel siit ahjude juurest, et see oli esimene ahi Narvas, mis maastikaga maalitud sai. Ja seda ta ütleb oma ülemise korruse elutoa ahju kohta. Ehk siis see on see saal, mis siin on. Mitte siis see tagumine, vaid see esimene saal, et siia ta siis lasi 95. aastal teha sellise ahju, mida ennem Narvas nähtud ei olnud. Ja et kas see siis nagu levis ja kuidas see kõik käis ja milline täpselt see maastikaga maalitud ahi oli, ega seda ju täpselt ei tea, sest neid ahjukahleid, ma saan aru, te olete leidnud palju ja teil on kogudes palju, aga millised just täpselt kust, et seda ei tea ja ilmselt, kuna ta on leidnud seda vajadust rõhutada, et see oli esimene ahi, mis maastikaga maalitud sai ja klaasija tegi selle töö, siis tõenäoliselt oli see asi, mida tehti ka hiljem, et see justkui läks moodi ja et tema lihtsalt oli siis esimene. Aga et millised need ahjud siis üldse olid, need 4 musta ahju lastetuppa, väiksesse tuppa, kööki, keskmisse kambrisse, need olid ka päris odavad, 9 riigitaalit maksid ainult, need kaunid valgete lilledega ahjud maksid üle 20 riigitaalri, et vahed olid suured, aga et millised need täpselt on, et ma nüüd mõned kivid siia välja korjasin, et no need mustad kivid on üldiselt teada, et need on varasemad, et need on 17. sajandi kivid. Nüüd see joonistustega ahi, et kas see tema maastikaga maalitud ahi võis olla midagi sellist? Ma ei oska seda öelda. See on pisut varasem kui need meie jaoks nii-öelda klassikalised sinised ahjukahlid, mis on reeglina 18. sajand ja pigem keskpaik ja teine pool. Siis ma leidsin ühe musta ahju, Keskvere mõisas on 18. sajandil ehitatud. Kas need mustad odavad ahjud võisid olla midagi sellist? Ma ei tea. Võib-olla see must ei tähenda üldse värvuselt must, võib-olla see tähendab selline prosta kiviahi lihtsalt, kuna need olid köögis ja lastetoas ja mitte millegi uhkeldamisest, lihtsalt kütmiseks. Nii, siis siin on mõned Narva kahlid ja siin on suurepärane kokku pandud ühel näitusel teil suhteliselt hiljuti, aga see on ka kõik ikkagi pigem 18. sajand. Noa-Rootsi pastoraadis on üks 17. sajandi ahi, ma käisin seal hiljuti ekskursioonil, aga siis ma ei teadnud veel, et ma pean hakkama rääkima 17. sajandi ahjudest, sest paraku, ja ma ei teinud pilti, aga kui te satute sinna, siis vaadake, et paraku on see niimoodi, et ahjud ei säili, kuna nad jäävad vanaks ja nad on niivõrd olulised, keegi neid kuskile nurka ei unusta, vaid nad ehitatakse ümber, et nad töötaksid nii, nagu nad peavad ja meil tegelikult ei ole väga head ülevaadet ja väga head kuvandit vanadest ahjudest, et meil nagu tundub, et ahi on niisugune kindel asi, kõik ju teavad, aga meil ei ole ka ju tollest ajast säilinud eriti sellised nagu olustikumaale, kust me saaksime vaadata. Et me võiksime, kuna siin olid Rootsi mõjud, olid tollel ajal, eriti barokk Narva ehitamisel väga suured, et siis me võiksime selliseid pilte otsida tegelikult Rootsist. Äkki Rootsis seal 18. sajandil juba tehti olustikupilte, et Rootsi olustikupiltide pealt, kus on mingid natuke peenemate kodanike majad, sealt me võime saada vihjeid, millised võisid need majad siin seest olla või nende ahjud. Et noh, siin on veel üks ahjupilt, 2 ahjupilti, et kas need võivad olla, võib anda mingeid vihjeid, sest ahjujalast rääkis ta küll mitmel pool, et ahjujalad tellis ta eraldi ja igasuguseid ja siin on veel, et valgete piltidega ahi sai magamistuppa
no keegi on seda siin historien on tal kirjas selle valgete piltide kahju kohta, keegi on kirjutanud, et nad on ajaloopiltidega, aga tegelikult peab pigem vist mõtlema, et need on piiblistseenidega, et tegelikult öeldi piiblistseenide kohta ka niimoodi. Jah, et väga täpselt siis see, kuna tegelikult on see ahjude kirjeldus, ta on hästi täpne ja hästi üksikasjalik ja kõik on välja toodud, kes mida täpselt tegi, aga noh, ma ei hakka teid kõikide nende asjadega siin vaevama, lihtsalt võingi öelda, et olid väga erinevad, väga põnevad, aga päris täpselt me ikkagi ei suuda seda endale ette kujutada. Nii, aga et liigume siis nüüd maalingute juurde. Kunstnikuna oli siin tegevad 3 kunstnikku, et Jürgen Hagen oli see, kes värvis suure osa majast üle nii väljast kui seest. Tal on veel mitmed tööd, mis siin Narvast on teada, aga see Porteni maja juures on tema tegevus kõige paremini kirjeldatud. Siis teine kunstnik, kes siis ei ole mitte lihtsalt nagu maalija, vaid ta on siis nagu kunstnik või konterfeier, on siis Johann Günther Kellner. Et võimalik, et tema isa oli Johann Friedrich Kellner, Tallinna maalijate Zunfti ja Toomgildi Eltermann. Toomgildi maja parasjagu renoveeritakse ja seal on välja tulnud baroksed maalingud, mis on kindlasti tuvastatud arvega tehtud selle Johann Friedrich Kellneri poolt. Noh, tore info lihtsalt ja võib-olla tema poeg siis võis tulla siia Narva ja siis olla siis konterfeier siin ja teha hulgaliselt peent tööd siis selles Porteni majas. Ja Richard Kassel, kes on pärit Hamburgist, tema vend on samuti tuntud Tallinna kunstnik, tuli Narva 1699 Riia kaudu ja tema on siin Porteni majas teinud 1701 ja just need ülemise korruse talalaed ja maalingud, aga noh, kuna sellest kõigest pole midagi järel, siis siin on just selle Johann Günther Kellneri konterfeierile antud siis arve ja pisut siis tõlkisin sealt ka välja elutuppa ja sellega piirnevate kambrite lagedale telliti ovaalsed maalid, lisaks väiksed maalid ja nende ümber ornamendid valge ja punasega, akende ja uste ümber ornamendid halliga. Värviti nikerdustega kapp, kullati ka kamina detaile, keskmises kambris tuli kõik kullata, noh täiesti pöörane, kui me ette kujutame, kuldne, punane ornamendid ja võimalik, et tehti ka lõuendplafoonid lakke, sest laeauks on ostetud päris suures koguses linast, mille kohta on kirjutatud peenlinane ja see on just see arve on just nagu eraldi seal just selle kunstnike tööde juures. Et päris keeruline on seda ette kujutada, aga ma võtsin ka mõned pildid, siis siin talalaed ja ornamentidega kaunistatud, et kas võis ülemine korrus näiteks näha välja midagi sellist, kuigi seal on öeldud, et oli punasega tehtud, siis siin üks selline punane tuba, selline selles konkreetses majas tõenäoliselt nii kõrgeid lossilagesid ei olnud, siis siin on üks selline klassikaline tollaaegne kapp, mille sarnaseid kindlasti Porteni majas oli, et võib-olla see aitab teil nagu natukene ette kujutada seda maja sisemust. Ja siin on üks pilt siis Peetri majast, hoopis nagu küll hilisemast ajast, aga siin on lõuendplafoon laes, eks ole, näha ja see toa madalus, lihtsalt, et kas see tuba oli umbes mööblit täis topitud või vastupidi, seda ma ei oska ka öelda, aga see võib-olla nagu kõikide nende värvide ja asjadega ja siis oli veel mingi põlvekõrgune paneel majas või tubade seina ääres sees, ka nagu nikerdatud, värvitud, osaliselt piltidega värvitud, et need kirjeldused kõik on väga-väga kirjud ja no kas või neist samadest oleks üksnes saanud selle ettekande teha, aga paratamatult ma jooksen sellest kõigest kiiresti üle, võib-olla pöördun selle juurde kunagi tagasi, aga igal juhul on see tohutult detailne ja kui mõelda, et ta on nii mahukas, et ta on 240 lehekülge, et siis seal on tõesti kõik tööd etapiviisiliselt ära toodud. Aga selline see maja siis Karlingi joonistuse järgi on.
et ja nüüd natukene vaatan ka, et aega ei kuritarvitata, kiiresti liigun lõpu poole. Et noh, nagu näha, et siin seda suurt sellist korralikku soklit ei ole. Ja tegelikult ta siit eest vaates vastab väga hästi sellele reeglistikule, aga otsa pealt vaadates tegelikult üks foto on säilinud, kus see maja ots on. See näeb välja nagu keskaegne maja, ma mõtlesin, see ei saa olla Boorteni maja, see on näeb nii veider välja, aga vaadates ja siis lugedes kõiki neid asju, et tema maja oligi selline, et ta nägigi eest vaates välja kui korralik siis nagu barokkhoone, aga tema sisemus ja tema teine külg ja otsad olid nagu ikkagi selle nagu keskaegse vaibiga ja Karling natuke süüdistab seda Tallinnast tulnud meistrit Jürgen Hehti selles, et tema ei läinud kaasa selle uue stiiliga ja tegi ikkagi omamoodi, aga kuidas see siis tegelikult oli, seda ei oska öelda. Aga maja välisilme kohta siis on selline kirjeldus. Aknaraamid värviti punasega, ristpuud valgeks. Portaal marmoreeriti musta ja valgega. Katsuge seda kõike endale ette kujutada. Aknaluugid, mis ei ole kahjuks säilinud ja ei olnud säilinud ka 30-ndatel, kui fotosid tehti, kaunistati piltidega. Seinad said pruunika tooni. Vaata, siin on üks väga huvitav viga tekkinud, et seal arves on rötlich, et seinad said rötlich ja Karling ka ütleb rötlich ja see on tõlgitud punaseks. Aga tegelikult on ei ole see punane. Ma pärast näitan teile, milline see värv on. Halli võlivärviga värviti arhitraav, see on siis see katuse serv. Siin, friis või see ülemine serv oli siis hall. Katuse kambrit kaunistati kullatud kuulidega. Artišokid on nende nimed, et tõenäoliselt nad ei olnud seal arves, nad ei olnud tõenäoliselt siis päris siledad, vaid nad olid nagu me teame selliseid. Siis katusel olnud puitfiguurid ka kullati. Need on kahjuks samuti kaduma läinud. Neid oli seal kas eespool vist oli 3 ja tagapool vist oli 2, igal juhul päris uhke, kui mõelda, et katus oli ka ju punane. 4 pilastrit ja kapiteel koos postamentidega said marmorhallid, uksed, samuti need keldriuksed värviliste piltidega ja siis maja külge pandi veel draakoni pead, mis olid värviliseks värvitud veesülitid. Et nagu, siis ma proovisin natuke värvida seda erakordselt abitul moel, aga et tekiks pisut ettekujutus ka iseendale. Et päris ilusad on need punased raamid, ei mõjugi nagu nii kummaliselt, kui sa seda loed ja valged siis lengid või kristpuud või mis me ütleme, aknapiirded. Katus punane, valged kuuli või koldsed kuulid. Vaat kus need kujud täpselt siin katusel olid, seda ma muidugi ei tea. Siis natuke proovisin marmorit sinna teha. Selle must-valge marmoriga on jälle nii, et sa ei tea, kas domineerib must või domineerib valge, neid on mõlemaid. Ma ei tea, ma mõtlesin, äkki ikkagi oli pigem hele. Ja vaat siin on siis näha see umbra rötlich, et see rötlich on selline, et root on ikkagi root. Aga see rötlich on selline pruun, need just eriti mõelda see lubja värvide peale ja ta on seal ekstra välja toonud, et see on lubja värvidega värvitakse. Et tegelikult see punane maja on natukene, ta ei tohiks vist ikkagi punane olla. Et tohutult lahe oleks, kui ta oleks selline särtsakas punane. Aga ma siis kujutasin ette teda nagu selle, nii ta näeb täitsa normaalne välja, eks ole. Aga ega mina täpselt samamoodi ei tea, kas see vastab tõele. Ma lihtsalt guugeldasin lõputult neid erinevaid rötlich, pruun ja kriidivärviga maju ja mulle tundus, et pigem võis ta olla midagi sellist. Aga muidugi paneme siia nüüd juurde, eks ole, need värvilised veesülitid, siis värvilised aknaraamid piltidega on öeldud, need on, Sofii. Siis värvilised keldriuksed, et need on muidugi siin puhtalt nagu juhuslikud valikud, ega neid ei ole ka nii palju säilinud, aga igal juhul on see olnud üks väga erakordne, ilus ja põnev maja, kõige oma värvi rikkuses, isegi kui see seinad ei ole nüüd päriselt punased. Jah, ma siiski julgen olla üpris kindel, et nad ei olnud punased, vaid nad pigem olid sellised pruunikad ja pigem ikkagi nagu heledamad kui täisvärvis, sest need kriidivärvid ikkagi või need lubivärvid kipuvad olema sellised nagu natuke lahjemad toonid, nad ju seda pigmenti nagu tublisti lahjendasid. Ja siis paraku see pilt, mis avaneb praegu sellele nurgale, suhteliselt kurb,
aga lõpetuseks siis lähen ikkagi tagasi selle juurde, nagu see vaade Raekoja platsilt, Raekoja plats on siis selja taga, see on siis see vana apteek, see on Tunderfelti maja. Ma ei ole leidnud ühtegi pilti, mis oleks Tunderfelti maja, võtaks Rüütli tänava poolt. Ma väga tahaks seda pilti, kas te olete kohanud, ei ole? Et siis seal nurga peal on see Fonne maja ja siis mööda tänavat edasi, siis tulebki see Poorteni maja. Ja siis veel mööda tänavat edasi minna on Peetri maja, on siis nagu paremat kätt tänava lõpus ja teisel pool tänavat on siis see Otto Velthuuseni maja, kus siis oli pärit see Hermann Poorteni naine. Et nad elasid tegelikult tema lapsepõlvekodu, siis naise lapsepõlvekodu oli mõned majad edasi ja kui siis siit, siin praegust on siis börsihoone ja siin on see Raekoda ja kui siis seda tänavat mööda edasi minna, siis tuleb seal see Saksa kirik. Et siis niimoodi suudate seal lokaliseeruda. Et selline siis oligi rohkete slaididega põgus proov siis taas kujutada seda maja siis barokses Narvas. Suured tänud, Triin, väga huvitava maja tutvustuse eest. Tahaksid ette kujutada, et mõne maja ehitamine oli natukene lihtsam, aga on näha väga palju paralleeli kaasaegse ehitusega. Ja ma küsiks, kas kuskil siin tuleb mõni küsimus või kommentaar? Nii, siis ma tean, et siit tuleb kindlasti. Oi, mina olen nii inspireerinud. Mul tekkis selline tõeline tunne, et mina olen tol ajal Narvas, 17. sajandi lõpus. Uskumatu, nii palju avastusi, nii palju detaile ja muidugi me võrdleme meie megaehitusprojektiga, mis õnneks juba peaaegu lõppes. Uskumatu, aga mul on üks selline biograafiline küsimus, et Poorteni surma-aasta. Kas oli see seotud Narva lahinguga või ta oli päris noor mees, kui me räägime just sellest, kui kaua elasid teised Narva kodanikud tol ajal? Ta tõesti suri ju 1704, aga ta suri mõned kuud enne üldse sõjategevuse algust, et sõjategevus oli kuskil Riias pisut juba alanud, aga ta suri kevad-suvel, aga lahing toimus ja rünnak toimus novembris. Ei, aastal 1704 see lahing toimus, tegelikult pommitati Narvat maikuus, juunis, juulis ja augustis oli see Narva võtmine. Õige, ma ajasin segi selle novembri, aga ei üldiselt, ta ei surnud sellega seoses üldse ja miks ta suri, seda isegi ei tea, aga suri täitsa teistel asjaoludel ja see jookseb ka Karlingil nagu läbi. Et jah, tema ei näinud seda Narva langemist, tema pere küll, tema naine abiellus uuesti Tallinna kaupmehe Lantinguga, hästi tuntud kaupmees või kaupmehe pojaga siis ja võimalik, et nad jäid sinna majja edasi elama, sest neid ka ei küüditatud. Aga kui kaua nad seal majas elasid, ma jään praegu vastuse võlgu, ma ei jõudnud nii kaugele sellega. Ja teil oli õigus, sellest peab sündima just loengusari, mis on pühendatud ainult sellele majale, perekonnale, meistritele, töötajatele uskumatu. Väga huvitav. Ja maketi värvide kohta tuleb küsida härra Šantsini käest. Ma sain aru, et käisite vaatamas just Fjodor Šantsini maketi, et miks on selline intensiivne värk. Aga tema ei olnud neid värve nagu üldse, ta oli selle Poorteni maja teinud ilma värvideta. Sest ta oli mõned värv, ma ütlen, see on väga huvitav, miks ta mõned majad, näiteks see vana apteek on täiesti nagu tumekollane, väga ilus, aga kas ta siis oli, kas tal on mingid vihjeid selle kohta, et see oli kollane? See oli pigem meistri fantaasia ja me teame, et see on natukene muinasjutuline Narva, mis on ka iseennast väga hea. Narva inspireerib, see on kokkuvõte. Aga siin istub ka meie fotokoguhoidja Svetlana, äkki temal on need kommentaarid, küsimused või hiljem. Et siis annan sõna äkki kolleegidel, üliõpilastel on küsimusi. Kommentaare. Anne?
ühesõnaga tuleb uurida, kes inspireeris, kas naised või allegooriad või mõlemad, kui me räägime figuuridest, skulptuuridest ja kuna Narvas oli neid, paistab, no mitte hästi palju, aga ikkagi palju ja nad olid nii uhked, nii kallid ja peab olema mingi kontseptsioon nende taga, no see on barokiajastu ja arusaadav. Jah, tõesti huvitav, et kas seda on võimalik ka kuidagi täpsemini uurida, sest selle arve põhjal kindlasti ei saa, sest seal ei ole selle kohta kirjas, seal on, ta annab justkui sellele Van der Kapellenile vabad käed, et tee 3-5 kuju. Aga et seda ma ei oska öelda, tõesti, et kas sellele on võimalik lähemale saada, aga no võib-olla keegi, kes on uurinud laiemalt neid portaalidel kujutatud kujusid, et võib-olla seal on ikkagi mingi ajastuomane teema, üsna loogiline, et tehti ikkagi teatud sorti asju sinna ja siis tegi ka see Van der Kapellen, kes oli mujalt tulnud ja mujale läks, et kandis siia mingit muud traditsiooni. No me arutasime seda teemat Kadrioru kunstimuuseumi direktoriga Aleksandra Murrega ja ta ütles, et paistab, et see on pigem Caritas, aga meie jaoks see on hetkel küsimärk pigem. Ikonograafia järgi jah, nagu Caritas, uurige palun, mis see tähendab, et kuidas see välja näeb ja võrdleme sellega, mis meil on ekspositsioonil. Aga siis ma tänan teid veel kord ja tuletan meelde kõigile, äkki siis ma räägin kaamera peal, et homme meil on töötuba kell 1:30, mitte siin, vaid Vestervali tänaval, Vestervali 21, kunstigalerii, Narva muuseumi kunstigalerii. Ootame suure huviga ja siin näeme jälle juba kolmapäeval. Täname teid veel kord, aplaus palun. Aitäh.